Valitsus otsustas täna viia lõpule teatrite ümberkujundamise reformi, mida alustati ligi 10 aastat tagasi. Ehk siis ma sain volitused 3 uue eraõigusliku isiku asutamiseks. Need oleksid siis Teater NO99, Teater Vanemuine ja Nuku. Ja nii et kui need ära saab tehtud, siis Eestisse ei jää enam ühtegi riigiasutusena toimetavat teatrit. Tekivad eraõiguslikud isikud, majandama hakatakse eraõiguslikul alusel, mis tähendab äraseletatult seda, et teha võib kõike seda, mis seadusega ei ole keelatud. Teatrijuhid peavad hakkama suhtlema oma teatrite nõukogudega, loodetavasti saab sinna juurde ka kompetentsi. Otsustamise tasand muutub. Kultuuriministeerium ei hakka otsustama enam teatrite pisiasjade üle, vaid seda hakkavad ikkagi teatrit tegema ise. Nii et minul on selle otsusele hea meel. Jääb siis Eestisse üks avalik-õiguslik teater, see on seaduse alusel toimiv ooperi- ja balletiteater Estonia. Kõikide teiste teatrite puhul saab olema tegemist eraõiguslike isikutega, ehk siis nemad võivad teha kõike seda, mis seadusega keelatud ei ole, ja nende nõukogud moodustuvad reeglina professionaalidest, mille määrab siis Kultuuriministeerium. Nõndaks jääb neid kokku siis 8, värskendame mälu, Eesti Draamateater, mis on praeguses ettevõtlusvormis tegutsemine, mille puhul on see ettevõtlusvorm ennast igati õigustanud, Ugala, täpselt samad sõnad, värskelt sihtasutusena tegutsev Endla teater, mille puhul asutajaks ei läinud mitte ainult riik, vaid ka Pärnu linn ja Paikuse vald, mille üle on väga hea meel, Rakvere, kus asutajaks on lisaks riigile Rakvere linn, ja Vene teater, ja täna siis lisanduvad NO99, Vanemuine ja Nuku. Nii et üks ümberkorralduste jada, mis kestis minu arvates natuke liiga kaua, on sellega siis nüüd lõpule viidud.